no tere! Ma ütlen nüüd sinu lause. Jõuki-jõu! Minu lause? Sa ütled kogu aeg jõuki-jõu. Jõu! Nii, ma hoian veel kätt ees. Ma ei tea, kas see juba on siit ka näha või? Ei ole. Ei ole või? See on võin nagu normaalselt olla. Nii, nüüd läheb uuesti siis. Jõu! Jõuki-jõu. Ühesõnaga, täna me oleme peaaegu Eesti keskel. Minu jaoks on suht keskel, sest jube pikk tee oli. Me oleme Türil. Mis teeme siin? Lillelaadale tulime. Lillelaad jäi ära. Seega tulime autosid vaatama. Ja siis meil on täna siin üks Jaapani auto. Jaapani autosid väga palju pole olnud. Nii. Ja see on nüüd 3. Jaapani auto. Siin on näha. See on meil Toyota Cressida või mida iganes. Ja ma jõudsin Wikipediast vaadata ka juba. Et tegelikult oli see Chaser oli ka. Aga mulle tundus, et see Cressida oli nagu luksuripill. Ja Chaser on rohkem oli Takso, jah. Ja see pill on meil aastas 77. Väga moodne ei ole. No natuke vanem kui... Sinu Volvost uuem minu omast vanem. Sul on täitsa 74 aasta Volvo. Nüüd räägime, kus see auto tuli. Ma räägi. Auto tuli põllu pealt põhimõtteliselt. Päästest ära ja. Tuli välja, nagu nüüdseks on välja tulnud, et auto omaniku naabri mees, vend, sugulane, tuttav, lähituttav, tõi selle kunagi Soomest, siis see müüdi ühe, joodik on nõme öelda, aga... Külamees. Jah, elupõletaja kätte ja siis see auto sattus ühe vanaraua ärika kätte. Ja praegune omanik leidiski selle vanaraua omaniku hoovi pealt ja suutis selle endale ära rääkida. Ja saigi üks Toyota päästetud diiselmootoriga. No nii, mis me siin näeme siis? Siis me hakkame vaatama alguses väljast ja me tiiru peale. Arvan küll, jah. Esimene asi, me tagant näeme suur summuti ots. No, tuhni pill, JDM ikkagi nagu. Ja üks väga lemmik lisa on see. Kopsu pole, aga see lihtsalt kui tahad proovida vaata neid kärutules ja siis sa saad öelda sõpradele, et... Vaatame, kas kärul tuled testavad. Järgi ei saa panna, aga tulesi saab testida. Ilusad embleemid on, need on väga tähtsad siin. Kui suurest see näeb ülituus välja veel, selle võiks pärast seina peale panna, kui see ära kaotab. Kuigi seal auto välimused erinevad, seda ei tohiks muuta. Ja, see on idekas praegu. See on, seda järgi teha. Sa oskad niimoodi filmida pealt juba või? Absoluutselt. Steadicam või? Kogu aeg osanud nagu nii. Steadicam. Ja siin on ju kõik need 35 000 eelmist omanikku on oma käe külge pannud. Värviparandused, värgid. Seal on see ventilaator ka, vaata kui palavaks läheb toas. Mis on siin huvitavad lisad? Tümks on ka. Ja siin pole kirjas. Ma mõtlesin äkki on mingisugune blowpunkt. Mis asi sul oli? Ferrari? Mul on Ferrari Sansustab. Mis diski on? Sa süükka vana veljamees, sa peaks kohe ära ütlema nagu... Mis diski on või? Must plekk välg. Teras välg. Nüüd kõik need, kes on kõvad Cressida huvilised, ütlevad kohe, et mis asja? Kuidas siin saab olla 5 tikku taga? See on sel põhjusel, et see originaalsild läks täitsa pudruks ära. Kohe ütles, et talle aitab nagu. Ja pandi lõpuks üks õige autotükk ka siia. Siin on nüüd 700 Volvo tagasild. Natuke imestan, et see veel koos püsib. Aga arvatavasti see auto kaalub tonni ligi, sellepärast see püsibki koos. Ja selleks, et see sild siia alla panna, oli vaja ilmselgelt kõik puksid asjad ära vahetada. Ja mida osta ei saa, on pukse. Aga see auto omanik, see on siin... Kuldsete kätega. Ja väga nutikas vend. Võttis kataloogi ja supleri ja mõõtis. Ja leidis, et 6-7 omad on enam-vähem. Natuke lõikas ja treis neid ja eks siis vanal Toyotal on nüüd 6-7 jupid. Põhimõtteliselt, kui keegi võiks ära ostma, siis saad Revalisse minna selle Toyotaga tagasi selle pukse vahetama. Kus me läheme enda poole juba? Vaatame äkki tuppa vahepeal või? Või hakkame pagassist pihta või? Vaatame pagassist. Pagass käib kuidagi nupust. Lähme teise poolt. Davai. Niimoodi või? Ma täiega eeldisin, et see link käib nagu... Terves tükis ülesse ja... Ongi luksuri pilli. Mis me siin näeme? Pagasiruum. Laipade hoidmiseks. Siin ei olegi seda E32 seda. Nüüd me näeme, et siin on meil aku ja pump ja filter ja pump on päris 044. Ja seal me näeme poolikut kütuse vahepaaki. Minu meelest on selles mõttes hästi välja tulnud, et algus vaatad, et tule kustuti ilusti. Ei, tegelikult pann kütus sinna. Nüüd lähme tuppa. Jälle hea auto. Keegi pole mingit torusi ette pand. Vabalt saab sisse istuda nagu.
aga tuled nüüd teisel pool, paneme ukse kinni ikka. Ma tulen teisel poole. Näe, see on see Jaapani lisa. Jaapani lisa. Ja siis üks huvitav paber, ma arvan, et omanik pole kade, kui ma näitan seda. Enne kui niisugune veits ägune pilt siin nagu... No siin on kirjas põhimõtteliselt lühimenetluse otsus. Eile, kui ta selle auto tõi, siis politseile meeldis ka väga see auto. Tahtis kohe küll autogrammi saada. Jah, tahtsid küsida autogrammi omanikku. Esimene asjana, mul jäi ennem silma ka on see McDonaldsi kleeps. No see on ka selline, see on rarity juba. Sa proovi leida selline McDonald's, sellise fondiga ja see on õige vana värk. Tuled. Ma küsin, kas on mingi nupp, mida ma ei tohi näppida ka või? Nüüd, siin on tahomeeter ja siin on Type R peal kirjas. See on tuuni tahokas, vaata, on sinna spidoblokki sisse ehitatud. Type R-i oma. Anne. Siin mingi aeg tuleb see VTEC. Nüüd kõik mõtlevad, appi, kas see Cressida ongi Honda mootoriga VTEC. Tüng praegu. Nüüd meil on siin veel, mis vanal autol veel? CHG tuli. Mis CHG tuli võiks olla? Pole kunagi näinud. CHG, joke mingi või? Ei, see oli diisel ju. Diisel pole toorest. No see on mõistatus. Kõik on need, kohe näha, et see auto on 90 alguses toodud. Siin on mingisugused siuksed Wassi ja Lada stiilis nupud ja tuled. Keegi ei tea, mis teeb, mis kui ostad auto, vaata esimene asjana. Ja näpid läbi, midagi ei toimu osadega, nagu ei tea. Whitepad lambda on siin, ajunime veel jõuame. Ja nüüd selle shifteriga, sellega oli ka mingisugune... Vaata, boost kauge on ka. See oli nii hästi ära, ma ei vaat tähele seda. Näed, see näeb nagu OM välja. Sleeper mode. Nii ma kohe vaatame. Kuni kahe, me peame vaatama, kui palju kell on, praegu rekord on ikkagi selle 32 käes. See on 2 barrini. Aga see ei käi sinna? Ei käi jah. No 32 oli 5 ära, 4 barrini oli see. Sidur on vapse hea ju. Mõnus pehme. Jah. No see on küll suht lühikese käiguga. Ja viimased peal näeb siuke õige Jaapani autotükk välja. Jaa, väga mõnus. Mis sidur on? Sidur oli 4-labaline ketas, kus on siis otsas diislikorv, BMW oma, ja kast on M50 osast arvatavasti, 2.5 bensukat ZF. See on selles mõttes hea kast, et sellel on see esimene käik on ka mingi ülekandega, mitte nagu mul see DDS-i kast seal on ju, see on kaubiku kast. Saad asju vedada. Rohkem vist sees polegi või? Nüüd lähme kapoti alla. Lähme vaatame, mis seal on. No mis sa nüüd tammud siin? Juba video käib. Ära nüüd kokuta. Esisild, ma enne mootorit ei tõsta seda veel. Tala tuli GS300 pealt, aga see tala oli natuke liiga lai, siis ta lõikas kõik tükki ära kitsamaks ja siis tegi sinna kõrvad, et panna Golf 3 roolilatt ja et nüüd see saaks salongist roolida, siis sinna viskas natukene veel Suzuki ATV juppe ja mingeid asju. See on nagu normaalne gemüüse on, aga salongist saab keerata ja kõik töötab. Ja tegelikult see Lexus esisilla tala, see oli ka esimene vihje. 2JZ no shit saab nüüd öelda. Ja ma tean juba kõik ütlevad, see on NA, on küll, kohe jõuab nagu noh. Aga ei ole NA. No originaalis oli NA. Nii, ühesõnaga, auto jõudis siia ja natuke aja pärast pakuti omanikule laksu poolt GS300 ja sealt pealt tuli see mootor. Ühesõnaga, GS-i mootor originaalis pakuks puusalt, et see on 156 kilovatti. 163, 7 kilovatti, 8 siia. Mootor lahti ei käinud otseselt, ainult gaas käis korra maha, pandi paksem tihend, sellepärast et GT-l on 1,3 mm tihend, ehk siis survastet see natuke madalma. Sisselaske poole peal, kõik, kes on Google'ist näinud, sest et selle NA-l on fantastiliselt ilus sisselase originaalis. Tüübid teevad seda NAT asja, siis noh, siit need lõdvikud jooksevad, no fantastiliselt kaunis näeb see välja. Originaal GTE sisselase, mis on siis keevitatud sobima NA esimese otsaga. Sisselases veel me näeme pihustid on RX8 pealt, mis on originaalis, olid 450-sed, need on recap'itud ja nüüd on 820 umbes. Midagi sinna auk. Nii, kütus! Me ütlesime, et taga oli see 044 pump. Siin me näeme rõhuregulaatorit, meenutab aeromotiivi oma. Kui me läheme siit sisselaske poole pealt edasi, siin on fantastilised alumiiniumtorud, silma järgi ütleks, et see on meil 3 tolli või? Tundub küll, jah. 3-tolline IC piping ja siin on meil VOV. Suut-tuut-tuut-tuut noises tuleb siit. Kuuler. Mis ma kuuleri kohta ütlema?
näeb siukene 600 × 300. kusjuures avastasime üks päev. Vähemad ja paksemad on. Jah, sest üks tegelane, kes on seal, tellis omale kuuleri ja siis selgus, et see on, ma arvasin, et kõik on 76-d ja 102 oli ja see ei mahu väga hästi. Nii et müüa kuuler. Turbo poolele, väljalaske kollektor, samamoodi eBay toodang, veel pole mõraneid ega muid lollusi teinud ja turbo on meil siin ikka, mis me ikka paneme siia, paneme Holseti, keegi täpselt ei tea, mis asi see on, Wastegate väljalase ka, sumps on 3 tolli otsast lõpuni, Wastegate oli meil Turbosmardi reps ja ei ole mingit screamer paipi, kõik läheb ilusti siia sumpsi. Ja vaikne masin nagu. Ja Cruiser. Ja puust ei juhita mitte Peedu selle vastakavedruga, vaid siin on päris mäkis olenaid. Aga Peedu on upgrade'i teinud, ta ütles nagu. On või? Ja, et nüüd pidid parem. Ei, kirjutas lihtsalt midagi. Et nüüd on upgrade'itud versioon vaata, et nüüd ei ole vastakavedru enam. Väga vabandame vana info eest. 10 aasta tagune Peedu info oli. MS. Taju, mis oli 2 või 3? 3 ja sealt tegi Joosep. Seal tehti 0,7 barri ja 1,1 barri ja siin olid natukene oli seal, veits olid mingid segadused ja ütleme niimoodi, et siin interneti kilovatt on siin 300, aga ütleme 250 kuni 300 vahemik võib öelda, on kilovatti. No päris hea sussipilli ilmselt. Jaa, kas ütleb käima ka pannu, ilmselt me linna peal ei saa minna, kuna siin konstaablid juba ootavad ära taga. Diplomeid nagu. Lepo. Okei, jah. Aga siis ma olen kiire peal, kuidas sulle meeldib see masin? Mulle meeldib kõik asjad, mis on 90 või vanemad. See kõlas praegu suht nilbelt. Nagu mu Volvo, see sinepi värv veits, mis kui peesikas. Ongi, jah. Väga hea, I take it jälle. Öeldi isegi, et see on päris kempi. Minusugune ei saa kempi lukku teha, aga Türil saab kempi lukku teha. Võin igast muid variante teha. Lincoln Electric, kellegile ma ükskord ütlesin, et ma teen Lincoln Electricu lukku. Esabit ja mingit kuredi, see mingi saksa nimega mingit asja. Stahlwerk.